tahame jätkata neid olukordi, mis meie alateadvusele on tuttavad. Ja tuttav oli minu jaoks olla pidevalt suhtes ja keegi lõpetab ka suhte ära. Esimene asi, ta tahab uut suhet. Sest nii hirmus on ju üksi jääda, nii hirmus on endal otsa vaadata. Aga just, ja miks need järgmised suhted ka ruttu ära lõpevad, ongi see, et tal on see kodutöö tegemata. Esiteks tal on need esimesed suhted analüüsimata, miks need nässu läksid, sest kui sa seda viga või seda mustrit üles ei leia, mida sa suhtesse teed, siis sa jäädki seda kordama, kui sa õppetundi ära ei õpi. Ja kui sa ennast ei teadvusta ja ennast tundma ei õpi, no siis järgmine suhe läheb jälle lörri. Nii et ja, see on kindlasti sõltuvus, kes hüppavad niimoodi suhtesse loomulikult. See nõu siis, et mis annaksid sellisele inimesele, kes on ära kaotanud ennast suhtes, et kuidas sina näed, et ta võiks siis tagasi nagu iseennast leida? Ja okei, ma tooksin praegu välja sellised nagu 3 kõige olulisemat punkti, mida siis võiks teha, et olla õnnelikus suhtes, kaotamata iseend. Esiteks teadlikkus ja eneseanalüüs. Et väga raske ja väga hirmus on iseendale otsa vaadata, aga kui me endale ei tunnista, et sa oled oma enda mina ära kaotanud, siis ei muutu mitte midagi. Küsi endalt regulaarselt, mis on sinu soovid, mis on sinu eesmärgid siin elus. Hoia nende üle arvestust või pane nad kirja ja ära lase suhetel oma vajadusi ja soove varjutada. Milliseid tegevusi sa tegid enne suhet, kui sul on olnud selline aeg, kus sa elasid üksi? Kas need on täna säilinud? Nagu ma tõin näite selle raamatu lugemise kohta näiteks. Siis teine on selged piirid. Jälle üks väga raske teema, mida naistel on väga-väga raske teha, on oma enda piire kehtestada. Kõige parem on seda teha suhte alguses. Kui sa seda suhte alguses ei teinud, ei ole kunagi hilja ka täna teha. Ütle oma partnerile, millised on sinu isiklikud piirid ja vajadused. Kommunikeeri neid pidevalt. Terve suhe sõltub või tugineb ikkagi vastastikusel austusel ja mõistmisel. Me ei tohi enda vajadusi alla suruda. Aga selleks, et neid mitte alla suruda, kõigepealt me peame teadma oma vajadusi ja väärtusi ja jagama seda väga delikaatselt. Absoluutselt kõike saab väga ilusti jagada partneriga, mitte nii, et mina tahan, mina nõuan, mina teen. Ei, sa tahad seda, näiteks, ma ei tea, õhtusöögi valikul. Sa tahad natukene tervislikumalt toituda, aga ma ei tea, su mehele ei meeldi, ma ei tea, kapsas ja porgan. Siis, ma ei tea, leiad valikut, kokkad ühele ühe toidu, teisele teise või ükskord sööme minu toitu, teinekord sinu toitu. Nii palju variante on, kuidas neid lahendusi leida, aga kui sa seda välja ei ütle, et sa tahad seda kapsast ja porgandit, siis see mitte kunagi ei muutu ja varem või hiljem hakkab see sind sees närima. Ja 3. on siis enda väärtustamine. Ehk siis, mis ma ütlesin, enesearmastus on kõige alus. Õpi ennast väärtustama ja armastama. Teadvusta, et sinu õnnelikkus ja heaolu on täpselt sama olulised kui su partneri omad. Ainult niimoodi saab mõlemad suhtes olla õnnelikud, kui me väärtustame ja armastame iseennast ja kui meie oleme heas suhtes endaga, siis saame pakkuda ka kaaslasele armastavat suhet. Nii et mida rohkem sa elad nii-öelda iseendale ja täidad nii-öelda iseenda karikaid, seda rohkem on sul anda teisele. Seda on hästi oluline meeles pidada, et me ei saa lõpmatuseni anda. Me jookseme energiast ja kõigest tühjaks, kui me iseennast ei täida. Ja veel, mida see oleks vaja teada, et me ei saa teisi päästa. See on meil ka naistel hästi selline nagu ema poolt kaasa saadud instinkt kõiki päästa. Ja miks väga paljud on ka vägivaldses või siis alkohoolikust mehega suhtes. Ja ma tean, ma suudan ta ära päästa. Ei, meie asi ei ole teisi päästa. Ja on vaja teada, et sa oled ise oma enda elu kuninganna. Sina saad alati otsustada, kuidas sa tahad elada. Sina saad ise kujundada oma tasakaalu, harmooniat oma elus. Sul on alati õigus oma valikuid muuta. Sul on
alati õigus saada rahulolu pakkuv elustiil. Aga selleks, et seda saada, vaata enda sisse, sul on kõik enda sees vastused olemas. Ja mis on minu number 1 kontrollküsimus, mida mina kogu aeg küsin? Noh, ma küsin seda näiteks mingi uue otsuse tegemisel, kas seda valida või mitte. Ja ma küsin seda endal ka praegu, ma olen 2 aastat juba uues suhtes peale lahutust ja ma küsin seda aeg-ajalt, no näiteks ma ei tea, 6 korra ka praeguses suhtes. See on minu kontrollküsimus ja küsimus on, kas sa oled õnnelik? Ja meil võib olla halbu päevi, meil võib olla paremaid päevi, aga kui ma ütlen iseendale, et ma ei ole enam õnnelik, siis ma kohe märkan, mis on see, miks ma täna ütlesin, et ma ei ole õnnelik ja ma saan seda kohe päästa või kohe muuta. No näiteks, ma ei tea, mingi olukord, mis mulle tõesti üldse kodus ei meeldi. Ma räägin selle elukaaslasega läbi ja me leiame ühise lahenduse. Aga kui ma seda kontrollküsimust endalt ei küsi, siis see süveneb ja lõpuks, ma ei tea, kas emotsioonid plahvatab või lihtsalt see suhe ei toimi enam, et ja mingi kontrollküsimus võiks kõigil olla. Natukese aja tagant teha, nagu sa teed oma finantsides auditit. Nii võiks olla ka enda suhteaudit. Ja tegelikult need 3 punkti, mis ma välja tõin, on kõik teisejärgulised, sest kõige olulisem on ainult üks asi, mis absoluutselt kõigest saab alguse, on see enesearmastus. Ja kui te ikkagi ütlete täna iseendale, et jaa, aga ma ju armastan iseennast, siis kõige ilusam, puhtam, tingimusteta armastus, mida mina tean, on see, mida ema tunneb lapse vastu. Ja nüüd, kui sina ütled täna, et sina iseennast armastad, siis palun ole aus ja ütle, kas sina teed nii iseendaga, nagu sa teed oma lapsega. No näiteks, laps ärkab hommikul üles, ütleb, et emme, mul on täna halb olla, ma ei taha kas kooli või lasteaeda minna. Mis sa teed? Sa jätad lapse koju, sest lapsel on ju halb olla. Kui sina ärkaksid homme ülesse, et sul on natukene halb olla, mis sa teed? Kas sa jääd koju? Ei jää. Me lähme hambad risti, me lähme isegi palavikuga lähme tööle. Aga see näitab, et sa ei armasta iseennast. Su keha annab märku, et sa vajad puhkust, sa ignoreerid seda. See 50 €, mis sa päevaga teenid, see on sinu jaoks olulisem. Ehk siis mõtle natuke selle peale, mida kõike sa oma lapsele võimaldad, kuidas tal väiksena oli magamistuba neid mänguasju täis, nii et sa võisid jalaluu ära murda, kui sa sinna läksid. Ta oli täna väsinud, ta ei tahtnud koristada. Mis siis, ma koristan ise tema eest või homme koristab, ei ole hullu. Aga sa ise endaga teed nii või? Ma olin selline perfektsionist, et ma hakkasin kodust välja minema, nägin koridori peeglil ka kuskilt mingit väikest sõrmejälge, ma tulin tuppa tagasi, võtsin käteret ja hakkasin seda ära pesema. Ma ei saa ju kodust ära minna, kodu on must ja korralagedus, tegelikult oli üks väike näpujälg peegli peal. See, kuidas me ise ennast piitsutame, kuidas me isegi ei märka seda, et see ei ole enesearmastus. Ja ise ennast tuleb õnnelikuks teha sinul endal. Sest ainult 2 õnnelikku iseseisvat inimest saavad luua õnneliku suhte. Ja kui sina oled täna õnnelik, siis sul on seda, mida ka teisele jagada, ehk sa saad ka teisele õnne jagada. Sa pead teadma, mis sulle meeldib. Ja kui sa täna veel ei tea, mis sulle meeldib, siis hakka uurima enda kohta. Meenuta, mis sulle lapsena meeldis teha. Mida tehes sa oled õnnelik? Mis on see asi, mida sa teeksid ilma rahata? Uuri, saa endast teadlikuks. Mida saad sina teha ise endale, et olla täna õnnelikum? Ja siis teeb teine vastaspool sulle seda sama. Maailm on peegel. Kui sina hakkad ennast armastama, hakkavad kõik teised väljaspool ka sind armastama. Oma vajadusi mitte täites, see ei ole mingi egoism. Kui sina oma vajadusi ei täida, muutub su hing varem või hiljem õnnetuks ja suhe laguneb. See ei saa sinna mitte midagi parata. Näiteks ma toon konkreetselt kohe oma enda elust näite.
mida mulle hullult meeldib teha, on käia igasugustel enesearengufestivalidel. Üks mu lemmikfestivali on Ühenduses festival, kus ma käisin see aasta, kuu tagasi oli, 4 päeva järjest, 5. korda. Ja ma hakkasin seal käima tõesti siis kohe, kui ma kodust ära tulin juba esimesel aastal ja see on selline festival, noh, absoluutselt täiesti elu muutev festival minu jaoks. Kui ma nüüd 2 aastat tagasi suhtesse astusin uuesti, siis otse loomulikult minu partnerile ei meeldi need festivalid, ta ei ole kunagi käinud, see ei tähenda, et talle üldse ei meeldi, aga see ei ole tema jaoks, ta ütles. Ja mis temale näiteks väga meeldib, on kinos käia. Nüüd, kuidas meie suhe täna töötab? Kui tuleb see suvi, 4 päeva, siis mina lähen endiselt, nii nagu ma olen ka juba käinud suhte all, nendele 4 päevale festivalil, sest see on ainult minu jaoks. Ja kui mõni päev ütleb mu mees mulle, et lähme kinno, siis ma lähen kinno väga hea meelega, sest see on tema jaoks. Saad aru? Tema võimaldab minu asju, mida ma armastan, ja mina võimaldan tema asju. Ehk siis meie mõlema karikad peavad olema kogu aeg täidetud. Aga minu karikate täitmine on minu vastutus, minu otsustada 100% minu kohustus, mitte kellegi teise. Kui mina olen õnnetud, tema ei saa mind õnnelikuks teha. Ta saab mu tuju tõsta ajutiselt. Loomulikult me vajame vahepeal lohutust, me ei pea olema mingid, ma ei tea, robotnaised, kangelannad, ninast peri väljas. Ei, loomulikult me vajame abi, toetust, tuge, see kõik on see, aga oma hinge tegevusi, mis sinu hinge seest või südame naerma panevad või rõõmu tundma panevad, neid asju peame ise endale pakkuma. Et ja, et need on siis kõige alus on ikkagi iseenda armastamine. Ja, et täpselt nagu see eraldi käimise kohta ka paljudel ongi, et tuleb ikkagi, et kui me oleme koos, siis me peame koos käima, et ei ole nii siin mingi oma pead ringi kolada, et paljudel on nagu kindlasti ka see koht, et see läheb ka sinna enesekindluse ja enesehinnangu juurde välja jälle, et kui meil siin küsimus oli veebiseminari reklaami peal, et kuidas olla siis õnnelikus suhtes, et iseennast ära, kõik siis taandub ikkagi sinna päris algusesse, et see enesearmastus on ju. Täpselt. Noh, võib-olla mõni kuulab siin praegu mõtleb, et lihtne öelda, et noh, kui sa oled juba aastaid harjunud niimoodi elama teiste järgi ja nii, et siis ongi võib-olla alguses nagu keeruline mõista või tundubki nagu sihuke egoism on ju, et mis mõttes, et ma ka nüüd ennast armastan. Et kuidas siis tema, kes ta on olnud juba nii kaua selles ringis, et sealt välja tuleb, mis need esimesed sammud peaks olema, et aga ega iga uue asjaga on raske. Näiteks, kui sa oled ülekaaluline ja tahad trennis hakata käima, miks meil on jaanuaris need jõusaalid rahvast täis, sest me lähme hooga, lendame peale, nüüd hakkame trenni tegema, aga sisemist motivatsiooni tegelikult seda ei ole. Ja väga paljud ei tahagi muutuda. Ja okei, 1 kilo 2 kaob, see on tore, aga edasi motivatsioon kaob ära. Aga sa oled ikkagi õnnetu. Siis miks minul võttis 2 aastat see, enne kui ma kodust ära tulin, oli see, et mina ütlen täna endale, et lõpuks valu sai hirmust võitu. Ehk siis see, et ma olin kogu aeg nii õnnetu, mul lihtsalt sai sellest nii kopp ette. Ma ütlesin, nüüd aitab. Ja mul oli täiesti suva kõikidest hirmudest. See on hästi oluline, on see sisemine otsus. Seesama näiteks kaalu langetamisega. See on nii hirmus minna sinna jõusaali, ma ei tea, kõik vaatavad ja ma olen nii palju 10 dieeti töötanud, proovin midagi ei tööta. Kui sa üks hetk ütled endale, vot nüüd aitab kõik, ma enam ei suuda, siis muutub kõik. Sul on täiesti suva, kes sind seal jõusaalis vahib või ei vahi, sa lähed ja lihtsalt sa teed seda enda jaoks. Just, et see õige põhjus peab olema, et ja. Mingi, ma ei tea, või keskendudki ainult sellele, et mitu grammi sa nüüd alla võtsid või ei võtnud, mis sa välja paistad või pigem, et see kaalulangetuse puhul ka, et ma arvan, et just see enesetunde pärast tegemine ja tervise pärast tegemine, selline parem on ju. Või näiteks meestel, mis on väga raske maha jätta, on suitsetamine. Aga kui täna öeldakse sulle, et ma ei tea, sul on kopsuvähk ja kui sa täna jätad maha,
sa elad 10 aastat, kui sa teed edasi, sa elad 10 kuud. Kõik mehed, uskuge mind, elujanu on nii suur, kes tahavad elada, jätavad selle maha. Aga kui ma ütleksin mehele, et jäta suitseta minu pärast maha, sest mulle ei meeldi suitsuhais, mitu meest jätaks? Kindlasti mitte. Et täpselt see, sul on vaja omaenda seda sisemist impulssi, sisemist sisemist motivatsiooni. Motivatsioon ei tohi tulla väljast. Naaber ei suitseta, ma jätan ka maha. Naabrinaine on 10 kilo kerge, ma tahan ka olla nagu tema, jätan ka maha. See ei motiveeri. Ja 1, 2, 3 korda käid jõusaalis, kõik, sa jätad pooleli, sest see ei ole sinu jaoks. Aga okei, küsimus oli, et kuidas siis olla õnnelikus suhtes. Ongi ikkagi see, et partneri suhtes usaldus ja austus. Nagu ma ütlesingi, et me mõlemad võimeksime teha iseenda asju, näiteks mina käin seal neljapäevasel festivalil. Ma ei saaks seda mitte kunagi käia, kui mu partner mind ei usaldaks. Kui sinul ei ole partneri suhtes usaldust ega austust, siis kuidas sa saad lasta tal tema asju teha? Kuidas sa saad olla niimoodi, et sa ei kontrolli? Kuidas sa saad olla niimoodi, et sa ei juhi või põhimõtteliselt ikkagi kontrolli, et kui juba suhtes on kontroll, ma ütlesin, siis on juba sõltuvus, eks ju, et sa pead partnerit usaldama ja austama. See on üks ülioluline õnneliku suhte alus. Teine on see avatud ja aus suhtlemine. Kui usaldus loob turvatunde, mis lubab mõlemil olla aus, siis aus tunnete ja mõtete jagamine on see ülioluline kommunikatsioon. No näiteks, ma ei tea, mingi vaidlus tekib millegi pärast ja ma ei tea, sa ei taha mehe ees nutma hakata või sa ei julge oma arvamust väljendada. Tegelikult teeb sulle midagi haiget. Ja kui sina seda täna ei jaga, ta hakkab niivõrd palju sind sees närima, see ainult süveneb ja kasvab. Ja kuidas siis rääkida? Lahkelt, abivalmilt, avatud kehakeel. Kui sa isegi ütled talle, et ma ei tea, kallis, mulle ei meeldi see, et sa teed seda nii, kas sa võiksid, ma ei tea, potikaane alla panna või mis iganes. Sa saad seda öelda kahte moodi. Kallis, tõesti, kas sa võiksid seda teha sel põhjusel või siis sa pööritad silmi ja ütled, ma ei tea, raske oli siis alla lasta seda potikaant või? Mis see tekitab teises pooles? Et öeldagi, et kui on mingid, mis iganes teemad on ju mingisugused suhtes, et siis läbi enda rääkida, et kui sa nii käitud või nii teed, et siis mul on selline tunne, ma tunnen niimoodi ennast, on ju, aga tavaliselt on just, on ju, et hüpatakse peale kohe, et jälle lähed ja teed valesti jälle. Ja see pealehüppamine, see tekitab ainult teiselt poolt täpselt samamoodi pealehüppamist. Mulle meeldib väga selline praktika, et oletame, et sul on mingi mõte, mis sind häirib, sa ei julge talle välja öelda, siis üks asi ongi öelda niimoodi, et kuule, mina arvan nii, et sa võiksid teha nii või ta. Aga mis mulle meeldib, mis väga minu teadlikus suhtes ka täna on see, kui ma ütlen, et tead, kallis, üks osa minust kardab seda, et ta. Üks osa minust sooviks seda, et sa teeksid nii või naa või mis iganes. Et ta saab aru, et sa ise ka saad aru, et sina ei ole, eks ju, sinu mõtted, sinu tunded ja nii edasi, sul lihtsalt on need. Ja alati, absoluutselt üks tunne, ükskõik mis tunne sinu käes täna on, see on sinu mõtte tulemus, alati. Ja kas sa tead seda või ei tea, see on alati nii. Kas alateadlikult või teadlikult. Järelikult sa oled midagi mõelnud, mis tekitab sulle selle kurva tunde, tema lihtsalt selle trigerdab või toob selle välja, nüüd sa arvad, et tema tegi sind kurvaks. Ja kui sina ütledki talle niimoodi, et tead, kallis, sa tegid mind kurvaks, siis see on tegelikult alati see ei ole süüdistamine, aga see on enda pealt vastutuse äraandmine. Aga kui sina ütled talle niimoodi, et tead, kallis, üks osa minust on nii kurb praegu, sellepärast, et juhtus see, siis sa null süüdistad teda, sa jätad ikkagi vastutuse endale, sest sina ütled, et sina tunned, üks osa sinust tunneb, et see on väga selline
teadlik suhtlemise viis. Kui mina hakkasin seda praktiseerima, täna on ta mul juba igapäevane, siis ja alguses oli raske ja võõras, aga see hoiab nii palju ära vääriti mõistmise või sellise süüdistamise, et see on selline väga-väga ilus praktika. Täitsa proovida, et kes on harjunud ka niimoodi nagu välguna reageerima, et proovid nagu teistmoodi läheneda, et vaata, kuidas see vastus siis tuleb, kas see vastus tuleb siis nagu isiklik on tavaliselt tulnud. Teine pool on see kuulaja roll ka jälle, et kuidas et see selline peegeldamine ja et kas ma sain õigesti aru ja nagu kontrollida, et tihti inimesed võib-olla räägivad justkui samas keeles, aga samas nii erinevalt mõistavad, et ja siis muidugi on hea teada, et me oleme ikkagi kaks täiesti erinevat inimest ühes suhtes, ehk siis see tugev individuaalsus, et hoia ikkagi oma hobid, sõbrad, eesmärgid oma elus alles, säilita omaenda identiteet ja palun lase alati teisel ka enda huvid, hobid ja sõbrad säilitada. Ma tean, mida väga-väga paljud mehed teevad, mis minu eelmises kooselus oli ka, et kui minul oli näiteks mõni sõbranna, kes oli vallaline, aga mina olin juba suhtes, siis alateadlikult minu mees hävitas kõik vallalised sõbrannad, et ma jumala pärast ei läheks kuskile, no ma ei tea, naistega omaette paari või mis iganes. Et sinu sõbrad on sinu sõbrad ja kui sulle tõesti meeldib see sõbranna, kes on täna vallaline, siis see ei ole kohe mitte kuidagi selle mehe dikteerida. Loomulikult sa pead teadma, mis sulle kui nüüd suhtes olevale naisele on eetiline ja mitte, aga tema ei tohiks keelata sinul selle nii-öelda vallalise sõbrannaga suhtlemist. Siis väga oluline veel, mis on suhtes, et olla õnnelik, vastastikune tugi. Sa ju ise tead, kui hea see on, kui keegi teine sind toetab. No ma ei tea, näiteks hakkad ettevõtlusega tegelema, sul on meeletult palju hirme, kahtlusi, kõhklusi ja nüüd, kui sul oleks kodus keegi, kes veel tänitaks, ma ju ütlesin sulle kohe, et see ei tööta, miks sa lähed, ta mine palgatööle. Kuhu see lõpuks viib? Aga kui sul on mees kõrval, kes toetab, kui palju powerit ja julgust see sulle juurde annab, kas sina peaksid sama tegema? Ehk siis toetame üksteist ja pisiasjades, võib-olla, ma ei tea, muidu ta ei vii prügi ise näiteks välja, aga ükskord ta tõesti tõusis püsti, viis ise, nii et sa ei pidanud ütlema. Palun tunnustada ta selle eest, sest jäta meelde, kõik, mis sa välja annad, kõik tuleb sulle ringiga tagasi. Mida rohkem sa teda tunnustad, hakkab tema sind tunnustama. Et teineteise mõistmine, mitte hukka mõistmine, see on hästi selline, hästi raske, seda peab praktiseerima. Ja teineteise unistuste toetamine ka, kui tema ikkagi midagi väga-väga unistab, siis ära kärbi tema tiibu, sest sa ei taha, et sinu tiibu ka kärbitakse ja tunneme rõõmu selle eest, kui ikkagi temal ka midagi hästi läheb, et ma ei tea, oletame, et mees tuleb töölt koju, ütleb sulle, oo kallis, ma sain ametikõrgendust, ma ei tea, ma hakkan nüüd käima rohkem välisreisidel. Kuidas sa reageerid? Oh my god, nüüd sa lähed ära, sul ei ole minu jaoks aega, kes siis seda teeb, kes siis laste järgi vaatab või sa siis ütled, issand, kui hea meel mul on, lõpuks ometi sa saad seda, mida sa oled tahtnud ja saavutanud. Ja usu mind, isegi kui ta läheb ära kodust ja sul on väga, ma ei tea, mingi periood seal üksinda raske või nende lastega, siis see preemia, mis sealt tuleb, kui sa teda tunnustad selle eest, on 100 korda seda rohkem väärt, kui see 3 päeva, ma ei tea, ära kannatada, siis ma ei tea, vii lapsed kas või ema juurde või palu endale teine abi, kui sa hakkama ei saa. Et mõtle selle peale, et kui tema oleks sinu unistusi toetanud samamoodi, kuidas sa oleks tahtnud, et ta reageerib. Ja viimane väga oluline on kvaliteetaeg, aga seda siis samamoodi nii koos kui eraldi. Et veetke aega koos, andke teineteisele ka ruumi, et eraldi olla, ka sõpradega koos olla, ehk siis jälle järjekordselt see vabaduse lubamine. Ja kui teil on ühised väärtushinnangud, siis on eriti lihtne, kui te ootate elult samu asju, kui teil on natukene erinevad, siis tulekski aktsepteerida ja austada teise inimese unistusi ka ja elust ei tohiks ka mängulisus kaduda. Ja puudutused, väga-väga ülioluline. Ma ei tea, kas te olete lugenud seda armastuse 5 keelt.
igal inimesel on omaenda keel, kuidas tema tunneb, et ta on armastatud. Mõnel on näiteks see, et kui ta saab hästi palju kingitusi, siis ta tunneb, et ta on armastatud. Minu armastuse keel on puudutus, mulle piisab, kui ta mind kallistab, kinni haarab, lihtsalt oma rinnale võtab, musi annab, et väga paljud inimesed, meil on erinevad armastuse keeled ja kui sina tead oma partneri armastuse keelt, siis on nii lihtne talle näidata seda, kui palju sa temast hoolid ja teda armastad. Mul just selle viimase punktiga kohe tuligi see kvaliteetajaga seoses meelde, et see armastuse keeled on ju inimestel erinevad, aga kuidas seda ikkagi ju, kui on selline usaldus ja läbi suhtlemise on ju. aga sa näed kohe ära, mis on su partneri, kui sa oled seda raamatut näiteks lugenud ja sa tead, mis need 5 keelt on, siis sa saad kohe aru, näiteks minu eksmehel olidki kingitused ja kuidas ma sellest aru sain, tema tegi mulle kogu aeg kingitusi. Näiteks ta läks kodust välja, tuli, ma ei tea, 3-4 tundi hiljem, et ennast mitte süüdlasena tunda, ta tuli alati mingi kingitusega. Aga minule, kellel ei olnud kingitus armastuse keel, see kingitus üldse ei olnud määrav, saad aru? Ehk siis ma võtsin ta vastu ja see ei näidanud mulle seda, et tema mind armastab. Tema arvas ja, et ta näitab seda läbi kingituse, aga see oli tema keel, mitte minu keel. Minul oli puudutus, mul oleks piisanud, kui ta oleks tulnud ja mind kallistanud. Nii et ja sa näed ära, see, mida tema sulle hästi palju pakub, see on tegelikult tema keel ja sa saad hakata talle seda vastu pakkuma, et see ei pea isegi seda testi tegema, see on kohe näha. Et ja mina ütleksin ikkagi, et õnneliku ja terve suhte alus on õnnelik sina. Ja vot siis koos jagate seda õnne, mitte keegi teine ei saa sind õnnelikuks teha, et ma lihtsalt ei väsi seda kordamast, et see on nii oluline sellest aru saada. Ja muidugi üks asi veel, et see asi, mis teeb teise inimese õnnelikuks, see muidugi peab ka sulle sobima. Ja tänu sellele on väga oluline paarilist väga hoolikalt ja teadlikult valida. Miks? No ma toon näiteks. Kui tõesti ütleme, et sinu mehele meeldib alkoholi juua ja see teeb teda õnnelikuks, aga sulle see ei sobi, sest sinu jaoks on see pahe, siis vot sellistel juhtudel sa tõesti ei saa aktsepteerida seda, et tema tegeleb oma lemmiktegevusega ja sina oma, näiteks sinul on see raamatute lugemine, on ju, sina loed ühes toas, tema siis joob teises toas, on ju. Vot kui see nüüd sulle ei sobi, siis tuleb oma piire või väärtusi kehtestada ja kas tema siis tõesti lõpetab selle või siis see suhe lihtsalt ei tööta. Et või kolmas variant on see, et sa ise hakkad ka jooma. aga no ma loodan, et seda keegi ei vali, nii et ja vot sellised suhted ka, et sa pead ikkagi teadlikult ja teadma, mis on see, mis seda õnnelikuks teeb ja loomulikult see peab sulle ka meeldima. See oli hästi ekstreemne olukord, aga lihtsalt ma tõin selle selleks, et te saaks aru, et mis ma selle all mõtlen. Ja kui ikkagi mees on vägivaldne või ütleme alkoholilembeline ja vot, mis mulle ka veel, mida ma olen oma töös seda väga palju märganud, on see, et naine on siis suhtesõltuvuses, eks ju, või siis kaassõltlane ja ta ütleb näiteks niimoodi, et mina tahan olla hea naine, ma tahan teda aidata, ma tahan teda parandada ja ta tahab näida nagu kangelanna. Aga tegelikult kõik need naised, kes on sellises suhtes, on tegelikult tänu sellele, et tal on hirm üksi jäämise ees. Ja nad absoluutselt ei väärtusta ennast, nad ei armasta ennast, nad arvavad, et nad ei saa hakkama, nad pole mitte midagi väärt, aga see ei ole tõsi. Jah, tõsi on sellisel juhtul, väga julm on see tõde, et see on ainult see, mida nad räägivad teistele, mida tahavad teised nendest arvaksid, et ta on mingi kangelane, ohverdab ennast, et meest päästa. Ei, ta on tegelikult selles suhtes tänu hirmule üksi jääda, et seal ei ole mingit sellist väärtust, mida sa saaksid pakkuda teistele ja ma ütlesin ka, et meie ei saa teisi päästa, nii et järjekordselt vaatame ainult iseendale otsa. Kas vahepeal on meile küsimusi ka tulnud? Jälle käest küsin.
üks küsimus on, et olen kogenud, et alkoholism tekitab hirmu ja armukadedust. alkohoolikust mees küll otseselt ei keela naisel sõbrannadega välja minna, kuid hakkab tegema telefonikõnesid, kus oled, mida teed, see hakkab häirima. samas tema ju tundis lihtsalt huvi, kuidas reageerida. no kui sina lähed kodust ära ja ütled, et ma olen nüüd täna, ma ei tea, järgmised 3 tundi Jaanika juures, ajame juttu, siis miks ta peaks tundma huvi? vaat see on see, nagu ma ütlesin, et kui naine on alkohooliku juures, et ma tahan olla see päästja. mees lihtsalt ütlebki, sellepärast ma helistasin, et tundsin huvi, et see on see, mida ta tahab sulle serveerida. see on sulaselge kontrollivajadus. siin ei ole mitte midagi tegemist sellega, et ta lihtsalt muretseks su pärast. see on lihtsalt üks ettekääne või vale või noh, kuidas iganes te tahate seda, et kui sina oled kodust ära läinud ja oled teavitanud, et sa oled järgmised 3 tundi Jaanika juures, sul ei ole muretsemiseks põhjust, siis tal ei ole põhjust sulle helistada või sind tülitada või mis iganes. et loomulikult, kui sind see ei häiri, kui ta helistab ja tüütab kogu aeg. muidugi sa võiksid küsida sõbranna käest, kas teda mitte ei häiri, kui iga natukese aja tagant keegi sulle kogu aeg sisse helistab ja teie jutuajamist segab. aga siin on ja oma nende väärtuste ja võib-olla rohkem piiride seadmine, et kui sa ikkagi kodust ära lahkud ja ütled, et kallis, ma ei näe mingit vajadust, miks sa peaksid mulle helistama, sa tead, kus ma olen, siis tal ei ole põhjust sulle helistada, kui tal ei ole seda kontrollivajadust. nii et see on selline peidetud hirm ja kindlasti on seal ka armukadedus. ja millest tekib üldse armukadedus? armukadedus on otsene näide selle kohta, et see inimene, kes on armukade, see ei väärtusta iseennast. kui mina näiteks olen oma mehe peale armukade, siis järelikult ma ei pea ennast piisavalt heaks naiseks, et mul tekib pähe mõte, et ta võiks minna ja hakata teisi naisi vaatama. kui mina olen enda väärtuses kindel ja ma tean, et minu mees mind armastab, miks ma peaksin olema armukade? mul ei ole mingit põhjust. kodus on meil kõik hästi, mees ütleb, et ta mind armastab, mina tean oma väärtust, ta on öelnud, et ma olen maailma kõige kallim, kõige ilusam, kõige parem, blablabla. Miks ma peaksin olema armukade? armukadedus tekibki minu sisse siis, kui mina hakkan endas kahtlema. ma ei pea ennast piisavaks ja mul tekivad hirmud, et ta läheb välja, ta leiab, ma ei tea, parema koka, parema jutuvestja, kaunima, blondima, saledama, mis iganes. saad aru, mis on see koht, mida mina endas ei väärtusta? võib-olla siin siis, et mida teha, et kuidas noh, et enda need piirid siis paika panna, et öeldagi mehele, et näete, et mul on niimoodi, et kui ma olen külas ja suhtlen inimesega, siis ma telefoni kasutan, ma keskendun sellele, on ju, et see ei ole viisakas, on ju. et ongi, et Ja. käid sõbranna juures ära, siis helistad tagasi ja küsid, et kallis, mis mure oli. ja ütledki, harjub selle ära, on ju, et aga kui sa oled kogu aeg kättesaadav, siis sellega ta ju harjub ka ära, et ma helistan ikka vastu. loomulikult. see on pidev kontrollivajadus ja see ei ole kindlasti tervislik suhe. nii, kas on veel midagi? veel küsimusi tulnud? ei, hetkel ei ole rohkem küsimusi. ma ei tea, kui keegi soovib häälega ise küsida, siis võib küsida. kutse küsida. ja väga tore oleks sellest teie pilte ka näha. vahepeal siin korra vilgatas, aga ikka nii häbelikud ei julge küsimusi küsida, et siis võib ka chati kirjutada, kui ei taha otse küsida. et ma ei tea, ma ja küsida loodan. võib igal teemal, ega siis ükskõik, mis teema huvitab või mingi konkreetne situatsioon või olukord või.
ma ei tea, kas me kõik need teemad nüüd ära katsime, mis me siin välja reklaamisime, et kui sa tunned, et sa ei saanud täna vastust siin, siis praegu on see koht, kus kirjutada või siis mikrofon sisse lülitada ja saab küsida. Ja Elle, et kas sina vahepeal postitasid ka selle lingi ära, et kuhu siis saab jätta enda kontakti see, kes soovib täna loosis osaleda? Et kas sinna on tulnud kontakte? Sa oled hääletu praegu. Ja panin ja 9 inimest on hetkel. Nüüd sa võid seda uuesti postitada, et kui ta on kuskile sinna algusesse jäänud, siis et kes soovib siis täna loosis osaleda, siis jätke sinna vormi kaudu kontakt. Ja me loosime siis täna välja 2 auhinda. Üks on siis Jane 1-1 konsultatsioon, eks ju. Soovid täpsustada? Ja see võib ollagi ükskõik, mis siis eluvaldkonnas, mis mure sul on või sa oled kuskil ummikus või ei näe väljapääsu või tahad jah, tõesti lihtsalt mingile oma küsimusele, konkreetsele küsimusele vastust, et siis sellise 1-tunnise seansiga me saame kaardistada sinu hetkeolukorra ja leiame siis alati lahenduse, mis on kas või üks järgmine samm. Et tegelikult me ei peagi alati teadma, ütleme, kui mingi eesmärk või soov on, me ei pea teadma kogu seda teed. Näiteks kui sa ütleme, tahad, ma ei tea, täna Tallinnast Tartusse sõita, sa ju tead, et sa alustad Tartust ja lõpetad Tallinnas, aga tervet teed sa ette ei näe. Sa näed ainult mingid väikeseid lõike, ehk siis me läheme iga asjaga niimoodi samm-sammult ja see 1-tunnine on täpselt paras aeg, et sa jõuad oma järgmise sammu paika panna. Nii et seda siis pakun. Ja tegelikult selle 1-tunnise konsultatsiooni väärtus seal tavaliselt on siis 75 €, eks ju. Hea võimalus praegu, et siis saab küsida ju või nõu saab nii ettevõtluse, rahaasjade kui suhteteemadel, eks ju. Ja ma näen praegu siin Õnnele on kirjutanud chati, et mul on ka selline kogemus, kus ma olin enesearengu teel juba aastaid ja alles eelmine aasta jõudis see kõik ka minu meheni välja ja nüüd on suhtel hoopis teine väärtus. See ongi see ehe näide, et teine tuleb täpselt sinu selles sageduses või energias kaasa, kui ta on määratud sinuga kokku olema, et ärge pange meestele seda kohustust, et tule hakka ka käima ja ma ei tea, hakka ka neid raamatuid lugema, et ei ole vaja, et nad tulevad ise kaasa. Öelda, et alati sa ei peagi lõppema selle lahkuminekuga, et nagu sa ütlesid, et sa paned selle fookuse endale, hakkad ise muutuma, et ma reaalselt tean näidet, kus oligi tegemist alkohooliku kaassõltlasega, et mees oli väga nagu suure probleemiga alkoholismiga kimpus ja lihtsalt ta valis keskenduda endale ja oma vajadustele ja ta selles mõttes nagu eemaldus mõneks ajaks ja ta tegi neid asju, mida ta on alati tahtnud, ta läks õppima, osales üritustel, aga see mehel siis nagu tekkis huvi või ta sai nagu, naine sai tähelepanu, et mis mõttes, et naine hakkab eemalduma, et ta nagu tekkis see hirm ka, et ta läks siis kaasa ja hakkas ise ka samamoodi nagu pingutama, et sellest välja tulla ja nad ei läinud lahku, et see alkoholi minu teada. Tal tekkis sisemine motivatsioon, vaata siiamaani tal ei olnud seda. Väga tihti öeldakse, et me ei saa enne aru, millest või kui väärtuslik asi meil käes on, kui me sellest ilma jääme. Et väga tihti mehed hakkavadki asju liigutama siis, kui naine ütleb, et nüüd aitab, ma lähen ära. Ja siis ta teeb tõesti kõik selleks, et sa ei läheks ära ja see sama suhe võib sellisele tasandile liikuda, et hoia ja keela. Et ja kindlasti ei ole see lahutuse ainus variant. Teine auhind oli ka planeeritud, teine auhind ongi siis minu see 4-nädalane teekond kaassõltuvusest iseolemisse, kus ma jagangi siis neid praktilisi harjutusi ja mõtteviisi ja kõike, mis on mind nagu aidanud sellest välja ja selle mõte ongi see, et see 4 nädalat panna see fookus täiesti endale ja taas nagu leida üles enda unistused, kui sa oled olnud kaua-kaua aastaid kooselus või mingis olukorras, et kus sa oled nagu pidanud ennast, tundnudki ennast ohvri rollis, et sa ei mäletagi enam nagu, kes sa ise oled, mis su soov on, et siis selle 4 nädala jooksul see piisav aeg, et nii-öelda see seeme istutada
ja et hakkab mõte tööle ja sa hakkad leidma uuesti üles ennast ja sealt edasi liikuda siis iseseisvuse poole. Ja see on ülioluline, see enesearmastusest tulebki alustada. Ja kuidas me selle loosiga teeme siis, et võtame kõigepealt ühe auhinna, et ma annan siin ohjad Elle kätte, et mis sa esimesena loosid ja siis paned need, on sul juba nimed seal loosirattas valmis või kuidas? Ahah, sa oled praegu hääletu muidu. Ja ma tean, on olemas, kohe vaatan. Nii, kas ma saan? Nii, kas te näete? Praegu ma näen siin. Siin mind näed. Aga nüüd? Ja. Nii, mis me loosime esimesena? Me loosime konsultatsiooni siis Janega, millest me esimesena alustasime. Nii, Margit Leinus. Palju õnne. Sina võtsid konsultatsiooni Janega, et kontakt on meil olemas ja võtame ise ühendust. Nii, ja järgmine on siis sinu 4-nädalane. Ja. Õnnela Seinamets. Palju õnne. Ja miks ma naersin selle pähe, et tuttav inimene oli. Aga väga tore. Ja praegu on meil tegelikult veel seminari lõpuni natukene aega, et võib-olla veel on kellelgi küsimusi tekkinud. Võib-olla Jana ise soovib midagi lisada. Ei, põhimõtteliselt kõik teemad said nagu võetud, aga jah, et siis nagu seda Seminar siis pealkirja järgi võib-olla võtta siin lõpus, et miks siis inimesed lähisuhtes iseennast ära kaotavad, et mis need põhjused siis olid, millest me rääkisime täna siin, et see enesearmastuse puudumine, enesekindluse puudumine, mis sa veel lisad? Leidsin ühe küsimuse chatist. Keit küsib, kuidas innustada või toetada meest, et tema sisemine motivatsioon tõuseks, et ta sooviks end rohkem täiustada või arendada. See on nüüd natukene jälle sarnane sellega, et ma eeldan, et sa ise tegeled enesearenguga ja sa tahad, et su mees ka seda teeks. Sest miks sa muidu peaksid tahtma, et ta ennast täiustaks või arendaks? Kui see on selline olukord, nagu ma ütlesin, et sa juba ise tegeled enesearenguga, tahad, et mees ka tegeleks, siis kõige parem eeskuju ongi sinu enda tegevus talle. Kui tema näeb, et sina muutud rahulikumaks, sa suudad oma emotsioone kontrollida, sa ei ärritu nii palju, sa oled õnnelikum, siis tema hakkab automaatselt ka selle vastu huvi tundma, sest tema naine on nüüd palju-palju parem, eks ju, siis automaatselt tal tekib sisemine motivatsioon ise seda teha. Või kui ta ei hakka ise ennast arendama, siis ta tõuseb, nagu ma ütlesin, sinu energias sinule järgi. Aga kui sina hakkad talle midagi peale suruma, siis see kohe kindlasti ei tööta. Loomulikult sa võid nii teha, et ma ei tea, sul on mingi väga-väga hea enesearengu raamat, jätad selle hea koha pealt lahti sinna laua peale, tal tekib huvi, ta hakkab sirvima või tõesti ütledki, et appi kui hea koht, et loe seda või loed talle ette, et tal tekiks huvi. Ja sa võid teda niimoodi mõjutada, aga ikkagi teda innustab kõige rohkem see, kui ta näeb sinu pealt, kuidas see on töötanud ja siis ta tahab seda ka. Et mina arvan ikkagi, et see on kõige loomulikum viis kaasata meest ka nendesse tegevustesse
millega sina tegeled ja millega tema praegu ei tegele, aga sa tahaksid, ta võiks olla ka teadlikum. Et nii on kõige parem, kui mees või siis teed, ma ei tea, mehele kingituse, kingidki sellise kinkekaardi meestekatele, kus nad elavad ennast välja, näiteks Tiit Trofimo, kes teeb väga ägedaid meestekaid, mis panevad ka mehed teadlikkusest ja kõigest sellest märkama ja taipama enda ümber seda teadlikkust ja tänulikkust ja nii edasi, et noh, ka sellised variandid on olemas, kui sa tahad teda kuidagi enda poolt mõjutada või motiveerida. Kindlasti meestega võib-olla kontakteerub paremini, et mõistmine on selline parem, et on hea mõte sellised üritused. Ja need meestekad on, ma olen ikka näinud neid kõrvalt, need on ikka väga võimsad, et noh, ma räägin, miks mulle meeldib naisi juhendada, ongi see, et me saan nendest kõige paremini aru ja miks mehed teevad meestekad on sellepärast, et nad saavad üksteisest väga hästi aru, saad aru, mitte et me ei võiks koos midagi teha, aga või siis näiteks oletame, et seesama juhtum praegu, et kuidas seda innustada või toetada. Noh, toetad sa sellega, kui sa tunnustadki, kui ta midagi teeb, aga innustada selle poolega, et näiteks okei, su mehele ei meeldi mingid, ma ei tea, webinarid või seminarid või talle ei meeldi üritustel käia või talle ei meeldi raamatuid lugeda, aga näiteks ta tahaks paremat suhet või te tahaksite näiteks paremat seksuaalelu, siis on tantraõpetused, tantramassaažid, kus te õpite üksteist kehaliselt naudinguid pakkuma üksteisele ja läbi selle automaatselt, no nagu läbi jooga tuleb teadlikkus, läbi ka tantra tuleb see teadlikkus. Et väga sellised erinevad viisid on, kuidas panna meest ennast arendama või teadlikumaks muuta. Et midagi sul mehele kindlasti meeldib. Et kui sa jagadki enda vaimustust ja kogemust ka, et siis sa inspireerid teda. See on kindlasti kõige parem, jaa. Neid asju. Nii väga meeldib, aitäh sulle ka. Ma praegu vaatan seda chati natukene, et äkki on veel mõni küsimus ikka kuskil. Ei ole rohkem, jah? Ei paista, jah, mina ei leidnud. Nii, aga siis meil ongi kõik teemad räägitud ja kui kellelgi küsimusi rohkem ei ole, siis täname tänast esinejat. Aitäh sulle, Jane, et sa tulid täna siia rääkima, oma kogemust jagama ja väga inspireeriv oli just see sinu lugu ka, et kindlasti paljudele naistele inspireeriv. Aitäh sulle, aitäh kutsumast ja aitäh seda, et sa teed seda, mida sa teed, et see on ikkagi nii üllas, et see naiste toetamine ja informeerimine, et see on nii oluline, et meil on nii raske nagu päriselt ka üksinda see toetav keskkond, et see on nagu minul, kui ma läksin investeerima, ma ei saanud arugi, et mul on tegelikult need võimalused ümberringi, aga selles toetavas keskkonnas see nägemine lihtsalt nii avardub ja see nii palju võimalusi tekib, et suhete teemal ka, et me tihti arvame, et kõigil ongi nii ja paremini ei saagi ja teistmoodi ei olegi võimalik, aga kui sa oled ümbritsetud sarnaste inimestega ja sa näed, kuidas teised saavad, siis tead, sina saad ka, et see on ju hästi-hästi üllas, mis sa teed ka, et inspireerid ja toetad kõiki, et see aitäh sulle ka. Aitäh. Eks kõik see, mida me teeme, mida sinagi teed, et kõik tuleb isikliku selle kogemuse pealt, et see programm, mille mina kokku panin, et see tuleb ju enda kogemusest, on nagu endale loodud, et ma olen justkui ise enda esimene klient, eks ju. Ja ma ise mentorina eelistaksin ka tegelikult alati inimest, kes on selle tee läbi teinud ja kes teab täpselt, mis tunded ja hirmud ja mis seal taga on, et ja kõige parem viis. Ja nii on. Ja aitäh ka Ellele, kes meil täna siin abis oli. Aitäh teile, kes te vaatasite ja järele vaatate ja järgmiste kohtumisteni.
ja tšau minu poolt ka.